publikut on kogunenud Pärnu rannastaadionil, nagu alustame selle kohtumisega. Olen siin näinud küll ka rohkem inimesi, aga väga korralikult 2 A-koondise mängu selja taga juuni algusest salistel. Ja nüüd mõõdetult sööt sinna, Miller läheb ja Nõmm korraks jõudnud jälle Vapruse 16 kasti lähedale ja salistelt päris ilus tõste. Henrik Ojamaalt jäi taba ka Daniel Luts palli, jäi taba Martin Miller. Hästi aktiivne ääre peal. Limberg muidugi. Sarma, Nõmme käes ja pillab. Ja saab kontrolli alla Miller. Tundus, et isegi tahtis Kapper nii tugevasti tema vastu mängida. Ja nüüd teeb välja ja välja läheb löögile. Ja reboundi ei tule. No praegu on Pärnul raske, Paide väga hästi hoiab seda palli. Ja postiga ikkagi ei lähe või läks. Nüüd ei tea, no siin hakatakse vaatama, väljaku kohtunik näitas juba ära, kuigi äärekohtunik ei olnud ka veel 100% kindel. Aga kas loeti vist ära, tundub? No praeguse hetkega tundub, et loeti ära. Henrik Ojamaa igal juhul sai peaga löögile ja jälle see sööt tuli kenasti tema pea peale. Henrik Ojamaa, selle hooaja teine tabamus Eesti kõrgliigas. Vaatame nüüd uuesti seda asja. Luts ehitab sealt, see sööt tuleb siia poole ära. Reinkord läheb järgi. Pigem nagu siis Palbergi näol, et on selja taga. No nüüd võidab Pillata palli ja keskkaitse ise algatab rünnakut. Ojamaa jookseb selle küll kinni. Kapper! On võimalik! Paneb ette nurka! Ja Salistet korra näitas, et see ei ole võimalik. Kuidas see nii on? Ja kust algas muidugi? Magnus Villota keskkaitsest tuleb, võtab palli, tõuseb, lükkab Kapperile ja Kapperi individuaalne meisterlikkus. Midagi ei ole teha, see individuaalne meisterlikkus oli nii hea, et näitas ühele poole, teisel poole ja ütleme, et sellise pime nurgalt pani ette. Saarma uuesti. Nüüd on neid mehi seal palju. Nõmm vist. Nõmm ja pani käed vahele. Saarma nüüd teiselt poolt, välja kerib pall. Ja sealt, kui vähe läheb üle. Saabki söödu Saliste, sealt teravalt väga ette! Ja Reinkord selle palli peale läks, aga ei lähe raami. Nii, ja läheb vaatama. Ja lähebki vaatama, jah. Ja Villota Magnus ei ole sellega kuidagi rahul. Puudet oli tegelikult. Aga see oli Marko Lipni... Löök läheb ära. Löök läheb ära ja siis läheb jalg nagu pihta, tundub isegi korraks nagu niimoodi. Aga võib-olla vaatan ka liiga kollaste prillidega. Ja vaatame, mida kohtunik ütleb. Nii, aga no 90% on ikkagi penalt. Nii on. Et on 100%. Flora võrku ühe pani. Võimalik hooaja 7. väravenda nimele saada. Ja me oleme enam-vähem 3 tundi mänginud ja kindlalt võrku. 45. minutil penaltist Paide uuesti juhtima, Robbie Saarma värava autor penaltist. Ja tundub, et Saarma siin ikkagi suutis nii palju, ütleme, et Pärnu väravavahti hanitada siis, et ootas selle löögiga ja tundub, et Nõmm hüppas nagu... Ja saab, aga no nii ja naa, kas vaatame, mis sellest olukorrast... Ja Palberg! Ja Berits! Ja suurepärane võimalus Vaprusel standardist. On ja terab pall, aga Berits tõrjub, et läks värava peale lööma. Saarma annab üle peade sealt, aga pall jääb Televitši kätte, värava ette. Ja ei tule väravat siit. Ja üles poole see sööt nüüd läheb. Ja Virgo Vallik palliga. Ja siin on Henri Väljal pall ette. Kas siit tuleb penalti? Ei. Kristof Küljastinen annab siit hoopis Henri Väljale. Kollase kaarti tundub ja Väljal on kollane all. Ja Väljal on kollane all. Näitleja meisterlikkust tunnustatakse teise kollasega, tundub, ja see tähendaks seda, et viimased veerand tundi on kaotus ja tuleb edasi pingutada. Limberg ja Salistel on temaga tegemist. Ja Vallik ei saa palli raami. Nüüd Ojamaa võtab hoo maha. Ja kõlab Kristo Küljastinen ka vile, sealt tuleb veel Kvei löök, mille Ott Nõmm tab ära, aga 2-1 võiduga, Paide võiduga see kohtumine lõpeb ja... Peatreener Vladimir Vassiljev, teie 4. mäng ja kerkisite ühtlasi võiduga 4. liiga tabelis. Kuidas täna esitusega rahule jääda saab? No, ma mõtlen, et ei ole päris rahul, aga kõige olulisem oli see, et 3 punkti saame kätte. Siis praegu ma arvan, et kõige olulisem meil isegi mitte leida oma mängu, vaid leida neid 3 punktit üles igas mängus. See on nagu praegu see hetkel nagu kõige olulisem. Siiamaani võib teid vist veel uueks peatreeneriks kutsuda, aga kuidas selles mõttes tunnete, et kas mängijad juba mängivad teie nägemuse järgi või on veel mingid asjad, mille kallal tuleb viluda?
või? Kindlasti on palju asju, mida me peame muutma selleks, et nagu jõuda sinna, kus me tahame olla, aga üldiselt mõned käigud ja mõned asjad, nagu mis me harjutame ka väljakul näha, aga ma arvan, meil on veel pikk tee minna ja see on lihtsalt nagu üks osa nagu sellest jalgpallist, aga nagu ma mainisin ja praegu võib-olla meil ei olegi aega lihvida, kuna nii palju mänge järjest siin tuleb. Nüüd juba 2 päeva pärast on Flora, et põhimõtteliselt nagu millele keskenduma on värskendus ja võidud, sest ütleme jällegi nagu väikestega meil olid probleemsed kohad, et nüüd on jällegi ei tohi kaotada ühtegi punkti selleks, et jõuda isegi top 3 praegu, et väga tihe konkurents ja me keskendume pigem sellele, et nagu võita mänge, mitte selle peale, et mängida väga ilusat jalgpalli. Laupäeval sa mainisid, Flora mäng tuleb kodus ka, et olete valmis selleks lahinguks? Ja kindlasti viimane tulemus nende vastu 2-1 võitsime, väga positiivsed mälestused, et me teame kindlasti, mis meil vaja väljakul teha, aga nagu ma ütlesin, kõige olulisem on praegu värskendada meeskonda ja taastuda järgmises mängus. Peatreener Vassiljev, aitäh! 4. mäng, 3. võit. Vladimir Vassiljevi meeskond ja ootame ka teist treenerit, aga Vladimir Vassiljevi meeskond on hakanud täiesti uue energiaga mängima ja saame siit mängu parima ka. Õige pea Joosep Saliste meie juurde tuleb. Tere! Nii, Joosep Saliste, 2-1 võit lõpuks tuli, te suutsite oma paremuse maksma panna, aga tuli päris keeruliselt tegelikult. Jah, aitäh! Ütleme, et tuli küll raskelt jah, et tundub, et ma tegelikult tahaks meeskonda kiita selle 2 päeva taguse Flora mängu eest, et väga-väga head tööd tehti A. Le Coq Arenal Flora vastu, et eriti ma arvan just esimene pooleks oli üks meie selle hooaja, ma arvan, parimaid. Et tihti on see olnud, et mängu lõpud, kui sa juhid 2-1, siis ongi vaja ära hoida see nii-öelda enda kaitse on vaja puhtana hoida, ja täna saime sellega hakkama, et 2-1 võit. Keskväljal tegelikult mänguparima auhinna andmine oli päris keeruline, sina ja Hendrik töötasite nii nagu torust tuli, et kuidas te tundsite väljaku peal, et saite nagu kontrollitud seda mängu piisavalt? Ma arvan, et esimene poolaeg jällegi väga hea, samas need senderdused ja need tulid hästi välja, see penalti teenimine ringkordilt väga hästi. Et jah, ma arvan, et teine poolaeg võib-olla oleksime võinud palli natuke rohkem hoida, aga samas oli peas see 3 punkti, et me oleme võtnud selle hoiaku, et meil on vaja neid 3 punkte teenida ja me peame, ütleme, targalt mängima, et need 2-1 võidud ära võtta ja täna saime sellega hakkama. Ja ma pean küsima, uus peatreener, uus energiameeskonnas, kuidas te tunnete ennast? Väga hea, et ma arvan just kas või see esimene mäng, mis meil Nõmme Kalju vastu oli ja me võitsime, et juba sealt tegelikult hakkas hästi asi pihta, et ma arvan, praegu on kõik hästi. Suurepärane. Palju õnne veel kord võidu puhul ja näeme laupäeval. Aitäh! Ja saame nüüd Pärnu peatreener Igor Prins ka. Tervist, treener Prins. Esimese poole ja lõpupoole saite viigiväraval löödud, paraku poole pausile läksid ikkagi 1-2 kaotusseisus ja ei suutnud sealt välja tulla, et mis selline üldine foon sellest mängust jääb teile? Üritasime ja tahtsime ja mis siin ikka foon, et kuidagi see mäng jah, oli meil selline võib-olla natukene vigade rohke, aga siiski lõpus jah, seal isegi vähemus mängid ikkagi näitasime, et tahame ja soovime ja oleme valmis äravat lööma, nii et paraku jah, selline variotsus ja kaotatud mäng. Jääte sellele 6. positsioonile praegu üsna kindlalt, et mis ütleme, teine hooaja pool plaan on ikkagi pürgida selles mõttes tipu poole, 4 või 5 või kas jõuame järgi? No ikka on jah, et praegult see nii-öelda hea seeria sai läbi ja eks meil siin on veel järgmine nädal Kaljuga mäng ja mis siin ikka, et jaanikud vahepeal ja liigume edasi. Liigume edasi ja aitäh. Ja palun.